Kas sa oled kunagi tahtnud tunda täielikku ja piiramatut imestuse tunnet? Kui see sinu kohta käib, siis tõesti soovitaksin proovida Firewatchi. Kui te pole sellest mängust midagi varem kuulnud, siis siin on väikene tutvustus. Firewatch on Campo Santo poolt tehtud seiklus ja mõnes mõttes õudusmäng. Selles mängus sa kontrollid vaatlejat, Henrit, kelle ülesanne on istuda oma kenas tornis ja vaadata, kas Shoshone riigimetsas on tulekahjusid. Terve mängu jooksul on ainuke teine inimene, kellega Henry kommunikeerida saab, on ta ülemus, Delilah, kellel ta saab anda üle erinevaid asju, mida sa maailmas seegeldes leiad. Mäng on jagatud päevadeks, kus Henryl on vaja kuskile minna ja midagi teha. Mäng lasti maailmal lahti aastal 2016. Siin mängus sa kõnnid ringi ja teed, mis Delilah sulle ütleb. See on kõige lihtsam viis, kuidas selgitada, mis sa siin mängus teed. Kuigi see on kriminaalsel tasemel selle mängu maha tegemine. Paljud kutsuvad seda inglisekeelse termini walking simulator järgi, otsetõlkes kõndimissimulaator. See on minu arvates natukene ajuvaba hinnang. Firewatch on nii palju enamat, aga sellest räägime natuke hiljem. Aga mida selles mängus siis üldse peale kõndimise teha saab, võib-olla küsite? Sa saad interakteeruda Delilah'ga, avastada maailma, avada kaste ja nautida lugu. Mäng algab kohaga, kus sa valid teksti. Väga hea algus, kas ei ole? See on mängu sissevajumiseks väga hea viis. Siin sa valid oma loole teatud detailid ja see aitab sul Henrist ja tema tujudest ja tunnetest paremini aru saada. Ning see on väga hea emotsionaalse tooni. Sa saad valida, kuidas sa oma naisega kohtud ja muud sellist. See, mis sa siin alguses valid, muudab Henry ja Delilah vahelist dialoogi hiljem. Siis sa õpid kõndima ja jõuad oma torni. Seal kutsub sind raadioga Delilah ja hakkab sinuga rääkima. Siin saad sa aru, et ta on natuke huvitava käitumisega Henry vastu. Järgmisel päeval sa näed, et keegi laseb ilutulestikke. Loll, illegaalne ja lollakas tegevus. Ja Delilah saadab sind nendega asju ajama. Sinna minnes saad sa temaga arutada põhiliselt kõike, mis sul ette jääb. Või sa võid seda ka mitte teha. See on täielikult sinu valik. Sa saad teada, et need lollakad, kes kuival suvel metsas ilutulestikke põlema panevad, on 2 lolli teismelist tüdrukut. Mis sa nendega teed ja kuidas sa nendega käitud, jääb sinu otsustada. Kui sa koju tagasi jõuad, sa näed, et keegi on su torni rüüstanud ja su kirjutusmasina aknast alla loopinud. Henry ja Delilah kahtlustavad, et seda tegid need teismelised. Mis edasi juhtub, ma ei ütle, et loodetavasti motiveerida sind seda ise mängima. Reaalselt, see on seelil mingi alla 5 euri ja ilma seelita 20 osta see. Kas või tõmba see ekstra legaalsetel viisidel alla. Lihtsalt koge seda mängu, lihtsalt palun, ma palun. Kui te ei viitsi kuulata mu fanboy ränti, siis pikk jutt lühidalt. See mäng on imeline. Kõik on imeline, maiustus silmadele, kõrvadele ja ajule. Detailsemalt aga nagu te ilmselt taustal näete, on see mäng ekstreemselt ilus. See pole realistlik, aga oma stiilis on see väga nauditav. Värvid on perfektselt segatud ja igal pool on nii suures hulgas detaili ja erinevaid asju, mida vaadata ja millest Delilah'ga rääkida. Mitmes erinevas kohas on selles maailmas uued naturaalsed elemendid, mida teises kohas pole. Tehtud muusika on väga ilusti koostatud ja annab ülihästi üle tundeid, mis teatud mänguosades ülesse tulevad. Müts maha Chris Rimole. Tema teosed annavad Firewatchile nii palju emotsiooni juurde. Henryle ja Delilah'le annavad hääled Rich Sommer ja Jesse Jones. Selles järjekorras. Mõlemad on absoluutselt imelised oma rollides. Nad mõlemad üksteisega rääkides loovad enamasti komoodilise. Nad mõlemad üksteisega rääkides loovad enamasti komöödilise atmosfääri, mida on lust kuulata.
Henry imestus ja ettevaatlikkus oma hääles esimest korda oma tornist välja uurides lisab tegelasele palju. Sama teeb ka Delilah. Sarkastilised kommentaarid ja lihtsalt lõbus tuju. Need lihtsalt tõstavad ka minu tuju. No kuulake lihtsalt. Ooh, that wind last night actually tore up some trees near my tower. I know, right? Ugh, it's out of this world. Now, imagine we had a big fire burning. Yeah. Jesus. It's something else. I've seen a still evening kick up 45-mile-an-hour winds in no time. If that happens this summer, you'll really be in for it. You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow. The forest could never burn down on your watch. Oh, it's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Hey, Henry? Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5'0" nothing. Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, PC or whatever they say. What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and, I'll give it to you. Kuigi ma arvan, et see mäng ei ole midagi vähem kui meistriteos, on mul ikkagi natuke kriitikat. Esiteks, ilma lõppu ette ütlemata ma võin öelda, et see on väga ootamatu, halvas mõttes. Seda ehitatakse üles suure pingi ja isegi hirmuga. Ja see on näiteks Redditist vaadates kõige tihedam kriitika. Tuleb välja, et see point oligi nii, et see peabki nii olema, nii et peale selle on mõnedes kohtades navigeerimine keeruline. Ükskord ma ei leidnud õiget teed ühte kohta, kus ma minema pidin ja leidsin ennast teiselt poolt metsa. Aga selles asi oligi. See ei olnud halb. See oli natuke tüütu, aga olukord ei olnud suur asi. Sain rohkem aega veeta selles imelises maailmas. Aga olukorrast tegin natuke kürjaks küll. Vahel sa lihtsalt jõuad kuskile ummikusse omadega, kust pole kuskile minna ja ainuke tee on minna sinna, kust sa tulid. See on kõik, mis praegu meele peale tuleb. 2 asja. Mäletate seda teksti osa alguses? Ma rääkisin sellest, on ju. Juba see näitab, et mäng on taas mängitav. Iga valik, mis sa teed, muudab midagi.
aga see, mis alguses toimub, pole ainuke. Põhiliselt igas interaktsioonis on mitu valikut. Juba see peaks andma väga suurtes kogustes motivatsiooni seda uuesti mängimiseks. See, mis te taustas näete, on minu teine kord seda mängides. Ma olen leidnud selle ühe päevaga, mis ma mänginud olen, väga palju uut dialoogi, mida ma enne kuulnud polnud. Ma usun, et seda saab ikka päris mitu korda uuesti läbi mängida, niimoodi, et saad uut dialoogi. See, et navigeerimine on iga kord sama, võib sattuda teile probleemiks, aga mind see pole senikaua häirinud, sest mina naudin dialoogi ja elan ennast maailma sisse. Mäletate, ma rääkisin sissejuhatuses, et Firewatch on seiklus ja õudlusmäng. Tehniliselt on see minu arvamus, kuigi ma pole ainuke. Siin on mitmeid hetki, kus sa tunned kartmist rohkem kui midagi muud. Oma esimesel korral ma reaalselt ei julgenud edasi minna mõnikord, sest selles atmosfääris on kogu aeg siuke tunne, et midagi hüppab sulle näkku. Kerge spoiler, aga siin mängus on tervelt üks jumpscare. Ma ei ütle millal või kus see on. Otsusta ise, kui sa seda mängima hakkad, et kas see julgustab või hirmustab sind. Megadan tegi selle teema kohta tunniajase video, see läheb kirjeldusse, vaadake seda, see on väga hea, päris mitu head pointi on. Selline tunne, et sellele kogemusele reitingu andmine on natuke lugupidamatu. See on peaaegu igas mõttes perfektne, aga kui mulle panna buss kõrile, siis tuleks muidugi ilus ja ümar 10/10. Need mõlemad pahad asjad, mis siin on, ei mõjuta mu puhast naudingut. Kuigi ma pean hoiatama, et kui sinu igapäevane TikToki, Instareelide või YouTube Shortside ekraaniaeg on pikem kui 5 tundi ja sa proovid seda ning sa ütled, et see on igav, siis ma tulen su koju, panen su keldrisse lukku, kustutan need äpid sinu telost nahku, lasen sul 2 nädalat piinleda igavuses ja siis panen sind mängu uuesti mängima lõpuni. Ja kui sa siis ka ütled, et see on igav, siis ma austan su arvamust. Kokkuvõtteks on Firewatch imeline mäng. Mina ei ole sellele oma žanris vastast leidnud. See on jõudnud lihtsalt mu top 5 lemmikmängudesse. Ma tõesti soovitan seda oma kõige soojema soovitusega kõigile, kellele meeldib näiteks lugeda romaane või teisi raamatuid, mis kannavad edasi lugu. Ma hoiatan, see ei ole action-mäng. Siin ei ole püsse ega võitlusi. Mis siin aga on seiklus ja teatud kohtades õudus. Aitäh vaatamast! Palun tellige, kui teile mu kanal on meeldinud, likeige, kui video meeldis, pange kommentaar. Kuigi te olete ise mänginud, pange kommentaar, mis te mängust olete arvanud, mis te mängust arvate ja kas te tahaksite seda ise mängida. Sest see hea mäng ja ma tõesti soovin, et te mängiksite seda ka. Aitäh vaatamast! Ja ma näen teid järgmine esmaspäev.